Tere, minu nimi on Liisbet ja te vaatate erisaadet Meie inimesed. Täna on stuudiosse saabunud 12. E-klassi õpilane Lisanne Lensment. Tere, Lisanne! Tere! Räägi meile endast paari lausega. Olen Lisanne, nagu öeldi. Olen pärit siuksest väikesest kohast Pärnumaal nagu Kilingi-Nõmme. Ja gümnaasiumisse tulin siis Tartusse. Ja nüüd on juba see 3 aastat siin nii kiiresti möödunud, et jah. Sa teed sporti. Ja. Kuidas sa leidsid tee spordini ja kaua sa sellega tegelenud oled? Erinevaid spordialasid ma olen katsetanud ja proovinud juba lasteaias peale. Seal on olnud, ma ei tea, kõike peaaegu. Kergejõustik ja tantsimine ja iluvõimlemine ja ma ei tea, kõike. Aga motocrossiga hakkasin kuskil 8 aastat tagasi tegelema. Siis oli lihtsalt siuke hobi korras ja vaikselt. Aga jah, tänu oma perekonnale. Isa on juba eluaeg tegelenud ja peres on siuke krossi pisik sees. Need kõik sõidavad su peres siis krossi? Kunagi sõitis vanem vend, aga mind siis veel ei olnud. Siis nad tegelesid isaga aktiivsemalt sellega. Ja nüüd isa on ka selle nagu, ise ta väga ei sõida. Vahepeal põristab minu tsikliga ja väike venna sõidab. Et kui kogu pere tegeleb, siis kas käite ka kellegagi vahepeal koos sõitmas ja et kas see on siis rohkem meelelahutuseks või rohkem sportimiseks ja treenimiseks? No kuna mul Peika ka sõidab motokrossi, siis temaga me käime enamus, või temaga koos käime trennis ja võistlustel. Aga mul väike venna, 6-aastane venna sõidab oma pisikese tsikliga siukse trenniraja peal. Siis ta vahepeal tuleb, et Lisanne, lähme koos sõitma. Kas ta käib ka võistlemas juba? Jaa, ta nüüd juba eelmisel pühapäeval oli tal 3. võistlus. Kuidas ta läks? Esimene esikoht tuli juba. Muidugi. Aga siit edasi, millise sportliku saavutuse üle oled sina kõige uhkem või millal tundsid nüüd, et oled ennast ületanud? No siukseid hulle saavutusi mul veel ette näidata ei ole, sest eelmine hooaeg oli siuke, kus ma võtsin tõsisemalt ja nagu võistlesin terve hooaja kaasa. Ja eelmine aasta tuli Eestisse, esimest aastat oli naistele oli nagu eraldi meistrivõistluste arvestus. Ja siis ma arvan, et hooaja kokkuvõttes tulin 5. 17 naisest. Ma arvan, et see on praegu siuke kõige parem saavutus. Ja kõige uhkem ma võib-olla olen selle üle, kui ka eelmisel aastal oli Pärnus oli naiste Euroopa meistrivõistluste etapp esmakordselt ja võtsin osa sealt. Et algul oli päris hirmutav, need sõidud olid palju pikemad kui muidu ja tavapäraselt meil on nagu 1 võistluspäev, siis oli 2. Ja suht kuum ilm oli ja väga kiired naised olid kohal, aga päris õnnelik olin, kui üle elasin selle. Kuidas õppimine Petersoni koolis ja motocross sinu jaoks sarnanevad? Neil otseselt siukest sarnasust ei olegi, aga kui midagi välja tuua, siis võib-olla see, et kui sa tahad nagu nii motocrossis kui Petersonis häid tulemusi saada, siis pead ikka vaevaga nägema, et lihtsalt ei tule kummalgi pool välja, jah? Ja. Me paneme su kohe proovile. Mäng on lihtne. Okay. Me näitame sulle emootikone ja sa pead ära arvama, mis õpetajat nad iseloomustavad. Okay. Nii, oled sa valmis, jah? Jaa. Esimene on äkki Piia Jullinen. Ei ole, ma saan sulle vihjeid anda, kui sa tahad. Okei. No, anna. Meeldib jooksmine ja rattad. Need kõik emootikad. Okei. Nii. Eve Seedre. Ei ole. Tõi Petersoni koridoridesse puuviljad ja keda täiustavad veel 3 naist meie juhatuses.
meie direktor Merike Jaa. Kaste. Täpselt. Järgmine. Oi. See on äkki geograafiaõpetaja Jaa, ilmselt. Katrin Ennok. Täpselt nii. Nii, 3. Siin on küll väikest vihjet vist vaja. No esimene on selline, ta näeb küll päris tormine meri välja, aga tegelikult me võtame teda kui jõgi. Ja siis Minu üks lemmikõpetajatest. Eesti keele õpetaja Anneli Jõgeva. täpselt 3 punkti või 2 punkti. Ma annaks juba. Nii, järgmine. Maie Kotka. Täpselt nii. Ja viimane. See on natukene raske, ma arvan. Võtaks vihjeid siis. Helkiv superkangelane Petersoni kooliperes. See on päris hea. Neid on päris mitmeid ju. Oskab pauku teha. Ehk siis ta peab olema füüsika, keemia, midagi taolist, et pauku peaks oskama teha. Äkki keemiaõpetaja? No, see on helkiv. Mingi helkiv asi on seal ees. Okei, see on päris krõbe. Ma pean tunnistama, on tõesti. Vastus on Helgi Mouni. On ta su õpetaja olnud? Ta oli 10. meie keemiaõpetajaga just see aeg, kui meil oli distantsõpe. Ehk siis ma ei olegi teda nagu tema tunnis päriselt koha peal osalenud. Aga lähme küsimuste juurde siis edasi. Millise õpetaja ütlus on sulle eriliselt hinge jäänud ja miks? Ma ühte ütlust ei oska kindlasti välja tuua, aga ma arvan, et Anneli Jõgioja särtsakad ütlemised, et ta ütles kuidagi õpilastele hästi otse, aga ta suutis neid kuidagi läbi huumoriprisma öelda. Tõepoolest, nõustun. Mis värvi on Petersoni kool sinu jaoks? Ma arvan, et sihuke särtsakas oranž, sellepärast, et see värv võtab õpilasi kohe väljas ka vastu, on ju. Ja võib-olla sihuke sinine, sest see on ka domineeriv värv koolimajas. Kuidas tutvustaksid kooli uutele õpilastele ühe lausega? Ma arvan, et Peterson on noortepärane ja igaüks saab siit või leiab siit endale sobiva mooduli. Kus näeme sind 5 aasta pärast? Ma arvan, et ikka Tartus, ülikoolis või kuskil mujal õppimas. Mis sa ülikoolis plaanid õppida? Ma arvan, et mingi majanduse valdkonnas midagi, aga ma kindlalt ei oska veel vastust anda. Aga jah, selleks ajaks siis äkki juba magistriõppes. Ma loodan, eks näis, mis elu toob. Ja spordiga tegeled edasi? Ja spordiga tahaks kindlasti edasi tegeleda ja väikese vennaga ja teda võistlustel hakata vedama. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Aitäh, et vaatasite QTV erisaadet Meie inimesed. Kohtume juba järgmiste külalistega.